Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 60. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna me hakkame rääkima teemadel, millest ma veel üleliia palju ei tea, aga mis mulle hästi põnevust pakub, nii et kohe hakkame jutustama natuke lähemalt innovatsioonist. Mis nurga alt, kohe saategi teada. Tere tulemast Pärnumaa Arenduskeskusest, Svea Uusen. Tere hommikust! Svea, alustame natukene kaugemalt, selles mõttes kaugemalt, et mida tähendab innovatsioon pluss Pärnumaa Arenduskeskus? No Pärnumaa Arenduskeskus on siis tegelikult üks osa Pärnumaa regionaalsest innovatsioonisüsteemist läbi siis innovatsioonikeskuse Kobar. Ja see tähendab seda, et meie Pärnumaal on siis oma jõud nii-öelda koondanud erinevad asutused, institutsioonid, koolid, et moodustada niisugune regionaalne innovatsioonivõrgustik ja me oleme tegutsemas nüüd juba 3. aastat sellise innovatsioonikeskuse Kobar nagu koondnimetuse all. Ja mulle endale väga meeldib kirjeldada seda meie innovatsioonikeskust Kobar siis kui sellist toredat klimbisuppi, mille sees on erinevad klimbid, kas Tartu Ülikooli Pärnu kolledž või meie ettevõtlusinkubaator, meie arenduskeskus, meie omavalitsuste liit, Pärnumaa kutsehariduskeskus, kõik sellised erinevad ühel või teisel moel ettevõtlus- ja elukeskkonda puudutavad tegelased, et nemad on kõik tegelikult meie ettevõtluse ökosüsteemi osalised ja siis ühtlasi ka sellise regionaalse innovatsiooni nagu osalised, et niimoodi me seal siis koos üksteist toetades tegutseme ja klassikaliselt on selline regionaalne innovatsioonisüsteem algselt kirjeldatud niisuguse kolmikeeliksi mudelina, kuhu siis nii-öelda panustab avalik sektor, ettevõtlus ja siis akadeemia, aga nüüd juba aja möödudes on tegelikult sellest kolmikheeliksist saanud mitte enam lihtsalt nelikviisik heeliks, vaid juba kuuikheeliks, nii et sinna siis ettevõtlusele, avalikule sektorile, akadeemiale on tegelikult juurde tulnud ka kodanikuühiskond, on tulnud juurde keskkond ja tegelikult nüüd just 26. aastal värskemad sellised uuringud juba lisavad sinna juurde ka tehisintellekti, nii et ühesõnaga me siin kõik koos nagu moodustame sellise innovatsioonikeskkonna, kus siis tegelikult eesmärgiks ongi teha asju tõhusamalt, uuenduslikumalt, paremini, põnevamalt ja muidugi kindlasti kohaneda nagu väliskeskkonnast tulenevalt muutustega samal ajal. Sellised regionaalsed innovatsioonisüsteemid on tegelikult mujal maailmas juba aastakümneid toiminud ja on ka tegelikult ennast tõestanud ja me käisime sügisel külas Taani innovatsioonisüsteemidega tutvumas ja siis nad ütlesid ka, et kui nad alustasid 90-ndatel selle sõna innovatsioon nagu juurutamist siis oma regionaalses innovatsioonisüsteemis, siis nad pidid tegelikult ikkagi vähemalt 5 aastat vaeva nägema, et see sõna innovatsioon erinevatesse strateegilistesse dokumentidesse sisse saaks, et seda kogu aeg nagu nii-öelda ühe või teise nurga alt pildil hoida ja nüüd ei kahtle keegi enam, et Taani on tegelikult Euroopa ja ka kindlasti maailma mastaabis väga nagu selline eesrindlik innovatsioonimaa, nii et see teekond, kuidas nagu seda regionaalset innovatsioonisüsteemi üles ehitada, et see on tegelikult ikkagi aastakümnete pikkune ja meie kogemus, olles seal nendel külas käinud, on see, et me oleme lihtsalt paarkümmend aastat nii-öelda ajast taga ja mastaabilt oluliselt väiksemad, aga me teeme seda Pärnumaa regionaalset innovatsioonisüsteemi üles ehitades tegelikult väga õiget asja. Täpselt nii, nagu elu on näidanud, et see on teistes riikides toiminud, nii me ka siis oma vaiksel moel seda ka ellu viime siin Pärnumaal. Kuidas seda siis hakatakse üles ehitama? Mis samme ja tööd selle nimel tehakse? Eks kindlasti niisuguste regionaalsete innovatsioonisüsteemide käivitamisel on alati oluline, et oleks olemas eestvedaja ja et oleksid ka tegelikult need ressursid siis, millega siis nagu sellist süsteemi käivitada, et meil Pärnumaal õnnestus saada siis rahastus läbi ühe meetme, piirkondlik elu- ja ettevõtluskeskkond, PEEK-meetme, regionaalse innovatsioonisüsteemi Kobar käivitamiseks ja eestvedajaks sellel teekonnal kindlasti oli meie arenduskeskus koos Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga
ja noh, nüüd läbi selle protsessi on tegelikult siis liitunud meiega erinevad partnerid ja meil on väga hea meel tõdeda, et nüüd sellest sügisest siis meie innovatsioonikeskuse Kobar edasiarendusena liitub tegelikult Kobarasse veel 4 uut ülikooli. Nii et meie Pärnumaa ettevõtetel, omavalitsustel, kodanikuühiskonna esindajatel kõigil on tegelikult sügisest alates võimalik saada ka tuge ja abi siis Eesti 5 ülikoolilt, mis mulle tundub on väga suur asi tegelikult ja me kõik hakkame sedasi sellist mitme partneriga innovatsioonialast koostööd ühiselt õppima ja see on ka tegelikult omamoodi selline koosloome ja avatud innovatsioon, et kuidas niisugune regionaalne innovatsioonisüsteem, mis jääb ju pealinnast või noh, ka Tartust, eks ole, ju kaugele, et kuidas tegelikult siis need pealinnas ja Tartus asuvad ülikoolid meie Pärnu maakonna ettevõteteni jõuavad, kuidas meie siin arenduskeskusena saame vahendajana tegutseda ja kuidas siis nagu nii-öelda tuua seda tarkust ja teadmist, mis nendes teistes ülikoolides on, siia meile Pärnumaale ettevõtetele kohale, et oleme sellise põneva teekonna alguses ja vaatame, kuhu me läheme, aga ise oleme küll hästi nagu uudishimulikud ja avatud ja loodame, et sellest on väga palju kasu meie maakonnal. No kui sa selgitaksid nagu tõesti inimesele, kes teab või on kuulnud, mida tähendab sõna innovatsioon, aga ta võib-olla pole enda jaoks nagu mõtestanud, et mismoodi seda nagu hästi lihtsalt edasi anda, mis asi see innovatsioon siis on? No innovatsioon on võib-olla kõige lihtsamalt lahti selgitatuna teha midagi, kas täitsa uuenduslikku, mida pole mitte kunagi varem tehtud, et siis sellisel juhul räägitakse sellisest murrangulisest innovatsioonist, on täiesti nagu teistmoodi uut asja teha, aga võib ka olla täiesti selles mõttes, et sa teed olemasolevat mingisugust toimingut uutmoodi, kasutad uusi meetodeid, uusi tehnoloogiaid on ju. Et selles mõttes mõte on teha midagi teistmoodi, aga tegelikult innovatsioon võib olla protsessi innovatsioon, võib olla tootmisinnovatsioon, võib olla materjali innovatsioon, et see selline uuenduslik komponent on seal kindlasti selline võtmesõna, aga nüüd võib-olla mida nagu tavapäraselt arvatakse, et innovatsioon sünnib kuskil laboris, et nagu teadlased on need, kes midagi siis nii-öelda avastavad või teevad midagi täiesti ootamatut ja uut moodi, et siis tegelikult viimasel ajal on hästi tugevalt esile kerkinud just selline termin nagu avatud innovatsioon ja koosloome, et tegelikult erinevad osapooled saavad kokku ja siis, kui neil on mingisugune ühine selline väljakutse või ühine mureteema lahendada, et siis nad tegelikult koos siis loovad seda innovatsiooni, koos toovad erinevad nii-öelda oskused või teadmised lauale ja ühiselt sünnib midagi täiesti teistmoodi. Ja meie siis Pärnumaa arenduskeskuses ja innovatsioonikeskuses Kobar, me oleme ka väga just sellise koosloome ja avatud innovatsiooni usku, nii et see usk ei ole lihtsalt usk, et see tegelikult on ka nagu juba nii-öelda päris kogemuste põhjal kinnitus saanud, et me oleme niisuguse avatud innovatsiooni meetodi rakendajad olnud juba viimased 3 aastat läbi ühe rahvusvahelise ringbiomajanduse projekti, kus siis sellise avatud innovatsiooni metoodika abil otsitakse tegelikult ringmajanduslikke lahendusi ettevõtete probleemidele ja see on osutunud hästi selliseks toimivaks, me oleme ise õppinud selle protsessi käigus väga palju, oleme saanud omale väga mitmeid selliseid nagu rahvusvahelisi koostööpartnereid ja nüüd on meil võimalus täpselt sedasama avatud innovatsiooni meetodit kasutada sellel kevadel järjekordselt ühe Pärnumaa ettevõtte hüvanguks. Me räägime Vendrest siis. Ja nüüd me räägime juba Vendrest. Ja nii, et Vendre, kes on siis teadupärast meie Pärnumaa üks suurimaid tööandjaid, kahtlemata väga tuntud kaubamärk väljaspool Eestit ka, aga Pärnumaa mastaabis üks suurimaid tööstusettevõtteid, et Vendre on ka asunud juba ammu sellisele kestlikkuse ja ringmajanduse edendamise teele ja on ka täitsa arusaadav, et suurettevõttes ei saagi tegelikult olla niisugust raiskamist, et kõik jäägid, kõrvalsaadused tuleb väärindada võimalikult maksimaalsel moel, aga alati on ikkagi midagi, mis võib olla olemasoleva tehnoloogia põhjal veel ei ole kasutusse läinud.
ja nüüd tuginedes selle varasema BioBoostersi sellisele häkatoni mudelile, me nüüd koos Vendrega teeme kevadel siis sellise Vendre häkatoni, kus me püüame siis anda Vendre tootmises tekkivatele tekstiili- ja poroloni jääkidele uut elu, et mõtestame siis ümber seda nende jääkide kasutust ja loodame sellise rahvusvahelise avatud innovatsiooni kaudu siis leida tõhusaid lahendusi. Nagu ma aru saan, siis praegu see protsess on nagu täie hooga käima lükatud. Ja, me jälgime siis Vendre häkatoni läbiviimisel seda BioBoostersi välja töötatud meetodit ja tavapärasest häkatonist siis võib-olla eristab seda BioBoostersi häkatoni mudelit just see, et seal on see väljakutse ühe suure ettevõtte nii-öelda nagu poolt esitatud ja kindlasti mitte ainult ei otsita häkatoni käigus ideid, mida teha, vaid tegelikult selliseid lahendusi, mida see ettevõte saaks juba päriselt oma tootmises piloteerida. Ja kui on olemas lahendused, kui on olemas probleem ja kui läbi sellise juhitud häkatoni protsessi, siis need kaks asja kokku saavad, siis tegelikult sealt saab pärast toimuda selline suur reaalne arenduskoostöö juba edasi, nii et me oleme seda näinud nende 18 häkatoni jooksul, mida me BioBoostersiga tegime viimase 3 aasta käigus ja usume, et kindlasti on ka Vendre häkatoni puhul need lahendused olemas. Et me oleme tõesti näinud rõõmuga, et see teema on kõnetanud väga paljusid inimesi Eestis, aga mitte ainult, et kui meil oli 27. märtsil oli selle häkatoni avawebinar, kus siis rahvusvahelised eksperdid avasid seda teemat laiemalt, siis meil oli üle 65 huvilise, kes registreerisid sellele avawebinarile ja hästi aktiivselt esitasid webinari ajal juba küsimusi ka. Nii et 7 erinevast riigist oli neid osalejaid ja me väga loodame, et ka siis nii-öelda oma ideedega häkatonile tulevad mitte ainult Eesti ettevõtted, teadlased, leiutajad, tudengid, vaid igalt poolt mujalt ka. Et 19. aprillini on siis erinevate lahenduste omanikel võimalik oma ideed esitada ja see protsess läheb niimoodi käima, et pärast 19. aprilli, kui meil siis see open call nagu ära lõpeb, siis Vendre valib nende ideede seast nende arvates nagu kõige sellised potentsiaalikamad ja klassikaliselt on hea minna edasi häkatoni protsessis umbes 4-6 ideega, et siis need mentorid ja Vendre enda meeskond saavad hästi süvitsi minna nende pakutud lahendustega ja siis päris häkatoni päevadeks juba kooruvad sealt välja siis nagu need kõige tõhusamad või kõige innovatiivsemad või majanduslikult tasuvamad lahendused. Nii et vaatame, kuidas meil läheb, aga me ise oleme küll hästi põnevil, ideid on juba esitatud, nii et kindlasti see teema kõnetab väga paljusid. Ole ja tuleta palun meelde, millele praegu lahendust otsitakse? Vendrel on siis erinevad tüüpi tekstiilijäägid, mis tootmise käigus tekivad. Osaliselt on nad oma jääke juba ise rakendamas, nii et kindlasti üle 95% nad tegelikult oma jäägid kasutavad ära ise enda tootmises. Aga on teatud tüüpi jäägid veel, millele siis ettevõttel endal lahendus puudub, et üks suurem selline jääkide nagu kogum tekib tegelikult segatekstiili jääkidest, kus masinad siis lõikavad vatitekkide ja vooditarvete valmistamisel nagu need sellised servaribad ära. Need materjalid siis omakorda on, eks ju, segakiust asjade puhul, sa pead nad nii-öelda kiustama. Siis tekib mööblitootmises tegelikult sellised tumedad kangajäägid ja ka sellised trikotaažkangajäägid, mille jaoks on vaja täitsa nagu eraldi selliseid nagu purustusaparaate. Et neid on väga raske nagu purustada neid jääke ja tegelikult tumeda kangajäägi puhul on ka selline huvitav probleem, et kui sa selle tumeda kanga saad tegelikult ära purustada, tahaksid panna padja sisse padjatäidiseks nagu heledate jääkide puhul on võimalik, siis kui sealt kangast nagu padjapüüri kattest kumab läbi see tume kiud, siis inimestel tekib selline psühholoogiline tõrge, et mis see seal on, eks ju, et sellepärast on nagu tumedat kangast sellisel moel nagu taaskasutada keeruline. Ja kindlasti ka mööblitootmise käigus
kasutatud porolooni materjalil on olemas sellised need servaribad või nahad või koorikud, kuidas neid nagu nimetada. Ja need on sellised hästi tugevad ja neid on ka keeruline purustada ja nii-öelda taaskasutada siis ettevõttes. Nii et me väga loodame, et need erinevad materjalijäägid siis kellegi jaoks tunduvad olevat sobivad sisendiks ja siis need lahendused siis ei pea ju korraga, eks ole, kõiki 3 erinevat tüüpi jääki hõlmama, vaid et keskendudes ühele lahendusele, siis saab see jäätmeliik väärindatud ja loodetavasti kõigile 3 siis tuleb selliseid põnevaid lahendusi, et ootame igal juhul huviga. Ma mõtlen, et see peab ikka tõesti väga avatud mõtlemine olema, mis leiab lahendusi sellistele küsimustele. Tegelikult meil on siin Eestis olnud varem ka erinevaid algatusi, kuidas niisugustele tekstiilijääkidele siis rakendust leida ja on olemas ka juba täitsa selles mõttes toimivad lahendused, et meie avavebinaril käis rääkimas Eesti iduettevõtte Kiud esindaja ja nemad tegelikult sarnaste nii-öelda mööblitööstuse jääkide purustamise tulemusena valmistavad selliseid karpe, eks ju, selline materjal tekib siis nagu nende jääkide töötlemisel, mis võimaldab siis tegelikult valmistada niisuguseid korduvkasutatavaid pakendeid. Jälle väga põnev Eesti nii-öelda edulugu, aga hästi huvitav oli seal avavebinaril ka kuulata, et tegelikult see teekond, eks ju, kui sa selle materjali nagu valmis saad, alles sealt algab, et sul on nüüd materjal, sa saad teha erinevaid tooteid, aga kes on su klient? Ja et kui sa tahad, et see oleks hästi niisugune nii-öelda siis keskkonnasõbralik, siis tegelikult kangajääkidest valminud materjal on selline nagu hallikas. Ja nüüd kui sa oled näiteks moebränd tahaksid oma tooteid nii-öelda sellises keskkonnasõbralikus pakendis müüa, siis sa ikkagi tahaksid, et seal oleks sinu värvid või sinu logo või kuidagi moodi isikupärastatud. Ja see selline hall materjal ei ole nagu sobilik. Aga mul on tõesti väga hea meel, et Kiud on leidnud tegelikult omale täitsa selge niši, et nemad nüüd oma pakendeid on aktiivselt pakkumas hoopis elektroonika müüjatele, et sellises keskkonnasõbralikus pakendis saabuv kodumasin või tahvel või telefon, mis iganes, et ta on tegelikult hästi hoitud, on turvaline igatepidi, aga seda, kas ta on hall või pruun või sinine, mis värvi see pakend on, see tegelikult ei mängi mingit rolli, nii et jah, et on hea tõdeda, et on olemas tegelikult sellised lahendused, kuidas neid erinevaid jääke siis väärindada, aga et see ärimudel peab alati ka käima nagu selle lahenduse juures, et lihtsalt selles mõttes nagu materjali valmimine on alles algus. Too palun eelnevatest kordadest mõned sellised näited ja mõtted, mis siis on BioBoostersi nii-öelda raames või kaudu siis niimoodi lahenduse leidnud? Mulle endale väga meeldib tuua sellist näidet, mida meie Rootsi kolleegid on edukalt nüüd nii-öelda ellu viimas ja see puudutab veinipudelite korke, et üks Rootsi siis selline munitsipaal jäätmekäitleja, tema märkas, et neil oli nagu väga kahju suunata põletamisse neid veinipudeli korke, mis on ju tegelikult nii-öelda väärtuslik materjal, millest saaks teha midagi uut, et kui kord on juba see materjal on nii-öelda nagu korgiks töödeldud, et siis tegelikult oleks kahju seda lihtsalt ära põletada. Ja nemad otsisidki siis Hackathoni kaudu lahendust, et mida nende korkidega teha. Ja tuli välja, et tegelikult Kesk-Euroopas ja Lõuna-Euroopas, kus on veini joomise kultuur, eks just väga tugevalt on ju seotud nii-öelda korkide kasutamisega, et inimesed koguvad seal neid korke ja nad viivad neid ka erinevatesse restoranidesse, kogumiskohtadesse neid korke. Ja et nendest korkidest, nende kogutud korkidest, neid saab siis juba nagu nii-öelda ümber töödelda erinevateks korkist toodeteks. Ja nüüd Rootsis siis võitis üks Portugali meeskond, kes nüüd ehitabki üles sellist süsteemi, et juba
restoranides ja toidukohtades need korgid kokku koguda ja siis ka seal selles jäätmekäitleja juures need kokku kogutud korgid, mis sealt nii-öelda nagu on eraldatud, et need ka siis nii-öelda nagu uuesti kasutusse võtta ja nad väga huvitavaid ja põnevaid tooteid nendest nii-öelda siis ümbertöödeldud korkidest teevad, et isegi ka Põhjamaades on korgist suusamäärimise niisugused klotsid on ju, et ka neid asju tehakse, aga me kõik teame, kuidas kuumaalused võivad korgist olla, kuidas pudelite, purkide sellised kaaned võivad korgist olla, nii et tegelikult see mõte seal taga, eks ju, et miks nagu põletada ära materjal, mis on täiesti nagu hõlpsasti ümber töödeldav, et see tegelikult ongi nagu jõudnud juba nii-öelda toimiva lahenduseni, et sul see tarneahel ka seal ümber on tekkinud, et kuidas kokku koguda eraisikute käest, kuidas nagu tööstuslikult, eks ju, need kokku koguda, nii et see on üks nagu väga selline inspireeriv näide. Kas Eestis ka on juba mõni selline näide eelnevatest aastatest nagu välja tuua, et mis nagu häkatoni raames on mingisugust probleemkohta lahendatud ja siis mingi tulemus sellele leitud? Ja meie esimene häkaton Eestis oli seotud võistaiandiga ja võistaiandi väljakutse oligi siis selline, et tegelikult toomatikasvatuse käigus tekib päris suur hulk sellist rohtset biomassi ja tegelikult ka mittestandardseid toomateid, mida ei ole võimalik siis jaekaubanduses realiseerida ja selle häkatoni võidulahendus oli tegelikult valmistada siis rohtsest biomassist pürolüüsi abil biosütt, mis on ka üks väga väärtuslik toode, aga võib-olla Pärnumaa kontekstis oli hoopis väga huvitav lahendus see, et meie enda maakonna mahlatootja ettevõtte Mahlametsa, et nemad tegelikult tulid ka häkatonile ja siis nende idee oli valmistada siis nendest mittestandardsetest tomatitest tomatimahla ja sellist tomatisuppi ja väga põnevad nii-öelda tooted tegelikult ka valmisid siis pärast seda häkatoni Mahlametsa ja võiste koostöös, et väga äge on tegelikult juua kollast tomatimahla, et kui muidu on Bloody Mary, et see on selline Golden Mary, väga, väga ilus kollane tomatimahl. Nii et selles mõttes mõnikord võib juhtuda, et see lahendus on sul tegelikult nii-öelda kõrval külas piltlikult öeldes, aga lihtsalt ei ole nagu need ettevõtjad omavahel enne kokku saanud, et see on selline väga hea näide. Ja siis eelmisel aastal me tegime ka ühe häkatoni koostöös Piesta kuusikarufarmiga ja nendel jällegi oli väljakutse, mida teha nende tootmises ülejääva sellise õunapressjäägiga. Ja selgus, et tegelikult õunapressjäägi nii-öelda väärindamine, et see probleem ei ole üldse ainult, eks ju, Eesti õunatöötlejatel, vaid selle probleemile otsivad lahendusi väga paljud riigid siin meie piirkonnas. Ja meie Piesta häkatoni tegelikult võitis üks Maaülikooli juures tegutsev iduettevõte, kes tahab hakata kasutama seda pressjääki selliste ogakärbeste vaklade nagu söödana, sest need vaklad töötlevad seda massi siis nii-öelda nagu loomasöödaks. Et neid huvitavaid ja lennukaid ideid on omajagu, aga jälle selle häkatoni käigus ka tuli esile, et meil on juba mõned ettevõtted, kes väga aktiivselt selle sama probleemiga on tegutsemas. Näiteks Eat Vibes on üks ettevõte siis Kagu-Eestis, kes paralleelselt, kui nad toodavad siidrit, see on see kodase siider, siis samal ajal on neil teine liin, mis seda pressjääki siis muudab tegelikult selliseks funktsionaalseks toiduks, et niisugune smuutilaadne funktsionaalne toit, mille sees on kõik kasulikud kiudained, toitained, mida iganes on ju, nii et nagu nii-öelda see tehnoloogia, et kuidas paralleelselt toodetakse siis mahla ja siis pressjäägist siis midagi muud, et selle vastu tegelikult tundsid huvi erinevad riigid pärast seda meie häkatoni, nii et see on ka nagu üks võimalus meie sellist tehnoloogiat eksportida või tutvustada nagu teistele riikidele, et mida me siin juba nagu innovatiivset ja põnevat teeme. Nii et see selline innovatsioon, et selle saab olla hästi nagu erinevaid väljendusviise, aga igal juhul teha midagi teistmoodi, uuenduslikult, tõhusamalt, see vast on nagu see põhiline märksõna. Kuidas üldse Pärnust saadi heas mõttes jalg ukse vahele selle
BioBoosterile, mis on ju nagu rahvusvaheline, nagu ma aru saan, et kuidas see sündis? Meil oli varem Pärnumaa Arenduskeskusena tegelikult üks koostööprojekt Stockholmi Keskkonnainstituudiga ja läbi selle siis me saime, võiks heas mõttes öelda nagu jala ukse vahele sellistele rahvusvahelistele võrgustikele, kus nüüd on meil väga mitmeid koostööprojekte juba osaliselt samade partneritega, osaliselt uute partneritega tekkinud, nii et võiks öelda, et tegelikult kõik algab ikkagi nagu sellest esimesest inimlikust koostööst, eriti rahvusvahelisel tasandil, et kui sa oled selline, võiks öelda nagu kohusetundlik partner, kes projekti tegevustes ka oma nii-öelda ülesanded edukalt täidab, siis üldjuhul kutsutakse sind ka teistesse rahvusvahelistesse projektidesse edasi, kui vähegi nii-öelda see temaatika kõnetab. Ja nüüd meil oma selle regionaalse innovatsioonisüsteemiga ongi nagu hea meel tõdeda, et meid on kaasatud erinevatesse nagu rahvusvahelistesse projektidesse just nii-öelda kõigepealt alustades sellisest ring- ja biomajandusest, aga me oleme ka erinevates kliimaprojektides sees, meid on kutsutud tööturu probleeme lahendama, nii et igal juhul see meie selline rahvusvaheline haare tegelikult laieneb. Ja me näeme, et meil on hästi palju endal õppida teistelt riikidelt, aga väga palju ka juba nagu õpetada võib-olla teistele. Et näiteks selle BioBoostersi võrgustiku raames väga paljud kontaktid just meie nii-öelda iduettevõtete sellised edulood, mida me seal avavebinaridel tutvustasime, et nemad tegelikult said ka nagu nii-öelda välisturgudele jala ukse vahele või vähemalt nendest nagu kuuldi, nii et tegelikult me siin Eestis teeme ka hästi palju põnevaid asju, millest võib-olla veel Skandinaavias ei teatagi, aga et niisugused rahvusvahelised projektid võimaldavad siis ka omakorda nagu viia seda teadmist meie ägedatest ettevõtetest ja tehnoloogilistest lahendustest nagu väljapoole. No kui tõid välja, et see BioBoostersi on nagu üks võrgustik, et kas sellist võrgustikke siis on nagu veel, millega juba seotud ollakse? Jah, eks neid võrgustikke on tõesti väga erinevaid, et see BioBoostersi võrgustik on lihtsalt üks selline näide ja kui mõnikord on niimoodi, et kui on nii-öelda siis võrgustik loodud nagu projektipõhisena, projekt saab läbi, et siis tegelikult nii-öelda võrgustik läheb laiali, siis selle BioBoostersi võrgustiku nii-öelda tugevus seisneb selles, et me tegelikult jätkame vabatahtlikult ilma otsese rahastuseta seda rahvusvahelist koostööd edasi ka ja samas otsime võimalusi teha siis veel väga konkreetseid nii-öelda ühisprojekte, aga see usaldus nagu üksteise vastu ja tegelikult see kasu, mida kõik saavad sellisest võrgustikulisest tegevusest, kuhu kuuluvad erinevad innovatsioonikeskused ja ülikoolid siis 7 erinevast riigist Läänemere ääres, et see kasu on nagu selgelt käega katsutav ja just niisugune ettevõtluse ja siis selliste teadmussiirde nagu ja arenduskoostöö asutuste omavaheline koostöö ongi see tulevik, on ju, et ega väga palju just selles innovatsiooni valdkonnas ka nähakse, et laborites sünnib palju ägedaid asju, aga tegelikult teadlased võib-olla ei oska seda oma innovatsiooni siis nii-öelda nagu ise rakendada või nad ei tea, kuidas jõuda nagu nende ettevõteteni, kellel seda päriselt vaja oleks. Nii et siis jah, sellised koostööprojektid võimaldavad nagu liikuda sellel innovatsioonil siis laborist ka tööstusesse ja siis vastupidi, et ega tegelikult ka erinevad ettevõtted, nad ei teagi võib-olla, kes võiksid aidata nendel midagi paremini teha ja siis jälle niisugused vahendusorganisatsioonid või arendusorganisatsioonid nagu meie, et meie siis jälle omakorda nagu tutvustame nendele ettevõtetele ja nügime neid vaikselt seal innovatsioonitrepil nagu edasi astuma, et äkki saab midagi teha veel teadmuspõhisemalt, uuenduslikumalt, nii et eks ta selline üksteise nagu toetamine on nii ühelt kui teiselt poolt, et teadlased tegelikult väga tahavad ettevõtetega kontakti leida ja ettevõtted ka teadlastega, nii et. Aga kuidas need ettevõtted, kes on häkatonil osalenud varem või ka Vendre, kes tänavu on, kuidas nemad teavad teie poole pöörduda? Selles suhtes on neid üksteise leidmise meetodeid väga erinevaid, et Vendrega me tegelikult
jõudsime häkatonini sellisel moel, et me käisime inseneeria ja rohekobara kogukonnajuhtidega Vendrel külas ja tõesti uurisime, et mis on võib-olla nendel praegu sellised arengutakistused või kitsaskohad, kus meie siis arenduskeskusena ja innovatsioonikeskusena saaksime võib-olla kasulikud olla. Ja siis tuli välja, et see kestlikkuse teema on tegelikult üks niisugusi valdkondi, kus Vendra on väga palju ära teinud, aga on veel teatavad sellised väljakutsed. Ja siis sealt me jõudsime sinna selle häkatonini, et meil oli justkui see lahendus selle varasema nii-öelda koostöö BioBoostersi võrgustiku mudeli rakendamisel nagu lauale tuua, aga Võiste ja Piesta ikkagi me ise mõtlesime, et mis nii-öelda kompetentsi meil oleks pakkuda ja siis selle nurga alt lähenesime, et kellel võiks nagu seda tüüpi meetodist kasu olla, nii et need viisid jõuda üksteiseni on erinevad, aga kindlasti me väga julgustame kõiki Pärnumaa ettevõtteid vaatama just selles suunas, et mida siis see innovatsioonikeskus Kobar teeb, missugused teemakobarad seal all on ja läbi nende teemakobarate kindlasti on võimalus leida nagu selliseid põnevaid koolitusi, põnevaid koostööprojekte, et tuleb ilmselt olla meie uudiskirja saajate seas, jälgida meid sotsiaalmeedias ja siis kindlasti lihtsalt julgelt küsida, et kuidas arenduskeskus saaks aidata. Ja, sest mulle tundub, et lihtsalt nagu tootmisettevõttena toimetades ei tule nagu selle pealegi, et see samm nagu edasi astuda, sest et teed ju oma tööd, otsid võimalusi, kuidas turundada, müüa, aga sealt veel edasi, et seda kestlikkuse peale mõelda, see on jällegi võib-olla teema, kuhu me oleme liikumas, aga veel sammukestena, nii-öelda pisikeste sammukestena. Või on see juba rohkem ettevõtetele ja tootmisettevõtetele nagu teadvusesse jõudnud, et see kestlikkus ja see nii-öelda roheteema on hästi meil tulevikutrend? Tegelikult see on juba ikka päris mitu aastat olnud väga, väga oluline ja kui siin vahepeal nüüd natukene nagu võib-olla sellel rohepöördel on tekkinud selline, ma ei ütleks, et negatiivne varjund, aga lihtsalt see hoog, mis vahepeal oli nagu üles võetud, et see on natukene erinevatel poliitilistel põhjustel raugenud, siis tegelikult ikkagi üks tõsine tootmisettevõte on üldjuhul kogu oma selle nii-öelda protsessi ahela ja tarneahela juba väga selgelt nagu läbi mõelnud ja vaadanud, et kus kohas on seal nagu nii-öelda siis kasutamata jääki ja asunud nagu nii-öelda otsima neid erinevaid lahendusi, et selles mõttes kindlasti ma arvan, et ka meie väiketootjad on väga, väga kestlikud ja suurtootjatest rääkimata, et suurtootjate puhul on kindlasti ka regulatsioonid, eks ju, need, mis on neid sinna suunas viinud, aga väiketootjate puhul ka juba nii-öelda nagu et sa lihtsalt ei saa endale lubada raiskamist, et see on üks väga nagu praktiline põhjus tegelikult, miks see kestlikkuse teema on ettevõtetes nii-öelda juurutamist leidnud. Nagu ma olen aru saanud, ka siis väga paljud partnerid ja eriti rahvusvahelised partnerid vaatavad juba seda väga tõsise pilguga, et mis on nagu siis ettevõtte sellised ka tulevikutrendid ja just see sama roheteema nii-öelda. Ja eks meie rohekobar ongi olnud siin juba paar aastat niisugune hea koostöö nagu näide, kus siis erinevad osapooled, olgu nad siis tootmisettevõtted või siis keskkonnaspetsialistid või muidu tegelikult kestlikkusest huvitatud inimesed on nende teemade ümber koondunud, erinevatel üritustel käinud, seda infot siis kogunud ja tegelikult ka ellu rakendanud, et meil see rohetemaatika tegelikult on olnud ja kogu see kestlikkuse teema on olnud juba päris pikalt. Me oleme ka õpetanud läbi rohekobara tegelikult inimesi siis zero waste saadikuteks, zero waste koolitajateks, et absoluutselt nagu igal tasandil viia see kestlikkuse teema nagu nii-öelda ellu ja aidata inimestel seda rakendada, et me oleme ka selles osas aru saanud, et kõik võtab aega, et tegelikult ongi nagu võimalik
teha selliseid suuri muutusi, andes tegelikult nendele protsessidele aega nagu nii-öelda ennast käivitada, et ei juhtu midagi üleöö, aga samas sedasi nagu õrnalt nügides saavad suured muutused alguse. Aga rääkides veel siis sellest sügisest ettevaatavalt või etteruttavalt, et kui meil on siin ikkagi see teadmuspagas niivõrd palju laienemas, eks ju, milliseid reaalseid võimalusi see Pärnumaale juurde annab? No läbi nende uute ülikoolide lisandumise tegelikult meie ettevõtted saavad kasutada nende ülikoolide teadmustaristut, võiks öelda, et kõik need laborid, mis nendes ülikoolides on olemas, meie ettevõtted saavad rakendada, erinevad koolitused, mida siis need ülikoolid pakuvad, me toome need Pärnumaale ettevõtetele kohale, saab kindlasti omaenda konkreetset nagu tootearendusprojekti ülikooliga koostöös arendada, erinevad uuringud võib-olla, mis nagu sellist suuremat mõju hindavad. Neid saavad need ülikoolid meile pakkuda, et eks me ise ka nagu oleme hästi põnevil, et mis need võimalused kõik on, mis nagu siia Pärnumaale tulevad, aga kindlasti juba see senine kogemus Innovatsioonikeskuse Kobar nii-öelda siis nagu esimestel aastatel on näidanud, et tegelikult ettevõtjad väga hindavad seda võimalust, et need koolitused, just erialased koolitused tulevad Pärnusse kohale. Et meie inseneeriakobar on juba 2 aastat pakkumas kohalikele inseneridele selliseid põnevaid ja väga kaasaegseid koolitusi, aga need koolitused toimuvad siin Pärnus ja pahatihti unustatakse ära, et kui tõesti Tallinnas ja Tartus on selliseid huvitavaid koolituspakkumisi omajagu, siis selleks, et Pärnumaa ettevõtja saaks seda kasutada, peab ta kulutama vähemalt 3 tundi selle koolituseni jõudmiseks, aga kui need koolitused tulevad siia Pärnusse, siis on kindlasti oluliselt rohkematel ettevõtjatel võimalik nendest kasu saada, nii et me ise näeme, et selle teadmuse toomine läbi koolituste on kindlasti ka nagu üks suur kasu, mida kohalikud ettevõtjad võivad sellest koostöös saada. Kui palju peab veel tänasel päeval selgitama, et mis asi see Innovatsioonikobar on? No me ikka selles mõttes peame päris palju selgitama, et mis asi on Innovatsioonikeskus Kobar ja et kuidas see siis toimib, et see on hästi selline nagu koostööpõhine platvorm, et mitte keegi ei ole kellegi peal ega keegi ei juhi kedagi ja keegi ei allu kellelegi, vaid et tegelikult me teemegi nende erinevate partneritega omavahel koostööd, et kindlasti Pärnumaa Arenduskeskusel on selline koordineeriv roll, aga samas me lihtsalt nii-öelda nagu loome kõik võimalused seda koostööd teha, aga me kedagi ei survesta nagu koostööle, aga pigem just nagu õhutame seda erinevat koostöövorme siis. No kui sa tooksid näiteks eelmist aastat niimoodi, ma ei küsi otseselt numbreid, aga kui palju selliseid erinevaid umbes koostööprojekte siis sealt tänu Innovatsioonikobara keskusele siis nagu võis töösse minna. Ma isegi kujutate, kas seda üldse annab niimoodi välja tuua, kas seal 10-20 või kui palju nagu võis selliseid algatusi sealt see alguse saada? Me teame, et meie tegevustes on osalenud üle 3000 ettevõtja inimese eelmisel aastal, nii et need numbrid on tegelikult päris nagu muljet avaldavad, kui paljude nagu ettevõtjateni me oleme oma Innovatsioonikeskuse tegevustega jõudnud, nii et kindlasti väga paljud just eriti sellised teadmussiirde ja arenduskoostööalased projektid, et need võtavadki aega, et me saamegi nii-öelda seda reaalset tulemust mõõta ikkagi alles nagu mõne aasta pärast, aga kui paljude ettevõtetega meil on nii-öelda selline peaaegu igapäevane kontakt, et seda me muidugi mõõdame ja tegelikult on meil endalegi olnud nagu väga positiivseks üllatuseks just see suur arv, et nii koolitused kui õppereisid kui igasugused muud ühistegevused, mis nende erinevate teemakobarate kaudu on käivitatud, et nende mõju hindamiseks on ka tehtud erinevad uuringud, et meil oli siin selle kobara tegevuste nagu vahehindamise uuring ka ja seal kõik need tulemused kinnitasid, et me väga õiget asja ja väga õigel moel Pärnumaa hüvanguks teeme, nii et. Kui mõni ettevõte nüüd kuulab meid ja mõtleb, et okei, mul tundub ka see päris põnev olevat,
aga ma ei tea üldse, millega võiks nende poole pöörduda, siis mis ettevõtted võiksid üldse pöörduda? Esimese sammuna oleks mõistlik hakata Pärnumaa arenduskeskuse uudiskirja saajaks, et seda on väga lihtne teha meie kodulehel ja siis hakata ka meie sotsiaalmeedia jälgijaks, sest et tegelikult see tegevuste nagu valik on ülisuur ja need koolitusedki, mida me arenduskeskuse ja innovatsioonikeskuse kaudu pakume, need on nii populaarsed, et aeg-ajalt võib juhtuda, et paari tunniga saab grupp täis, et selles mõttes ongi siis nagu mõistlik olla ise see info saaja seal uudiskirjana ja reageerida ka võimalikult ruttu, et koolituste puhul võib tõesti juhtuda, et muidu jääd ilma. Mul tundub, et see on hea mõte, kus kohast tänane jutuajamine kokku võtta nii, et kes siis tahab, tuleb uudistab lisainformatsiooni. Aga suur aitäh, Svea, ja mulle panid see küll selle mõtte pähe, et siis kui Vendre Hackatoniga on aeg sealmaal, et on täitsa lahendused juba leitud, et siis ma tahaksin sellel teemal uuesti rääkida kellegagi. Jah, ma usun ka, et kindlasti pärast on hästi põnev kuulata Vendre sissevaadet ja siis võib-olla meie kui korraldaja nii-öelda kogemustest ka, et kuidas läks seekord sellise suure ettevõttega see Hackatoni korraldamine. Siis täna võtame kokku, aitäh sulle, Svea, veel kord. Aitäh!